Tere tulemast kuulama järjekordset Off the Record jutud podcasti ja meil on täna ülimalt hea meel, et meiega on ühinenud meie finantsturgude, ma ei teagi, ma tituleerin sind selliseks staariks mingis mõttes, sest kõik, kes investeerimisega tegelevad, ilmselt sinu podcasti on kuulanud ja sinu mõtetest on häid mõtteid kaasa saanud. Mihkel Nestor, aitäh, et täna ühinesid meiega. Ja, no suur tänu lahkete sõnadest ja suur tänu kutsumast. Ja kes juhuslikult või kes ei peaks sind veel teadma, siis lihtsalt mainin ära, et oled SEB panga majandusanalüütik ja samas selle sama populaarse podcasti Nestor ja Koppel kaasautor ja saatejuht ja ühtlasi on sind pandud ka juba vinüüli peale, mis on erakordne saavutus üldse finantsmaailmast, et keegi vinüüli peale satub. Et võib-olla tahtsingi küsida, et kuidas sa sinna finantsmaailma otsapidi jõudsid ja kuidas sa SEB-sse majandusanalüütikuks jõudsid? No sellega on põnev lugu, mida ma käin vahel, kui ma kuskil koolis esinemas käidin, räägin, et Eesti on ju väike riik ja siin on suhteliselt lihtne saavutada kõike seda, mida sa soovid. Minul oli keskkooli ajal umbes 2 unistust, et mis tööd ma võiks teha. Et ma tõesti lapsest saadik oli sellised ühiskondlikud teemad paelunud ja mina mõtlesin, et mina võiks töötada kas toona oli selline väga populaarne uuringufirma Praxis, et ma võiks olla kas Praxises analüütik või eriti äge oleks mingi suure kommertspanga makroanalüütik olla. Ja ma enda meelest ei ole nagu midagi väga sihikindlalt teinud, et neid ameteid pälvida, aga tänaseks on õnnestunud mõlemad tööd ära pidada. Ja panka ma sattusin enne kõike võib-olla tänu sellele, et jube halb oli. Läksin Praxisest ära, läksin korralikusse avalikku sektorisse, riigikontrolli. Oli selline üsna ebamugav kogemus. Otsisin kohta, kuhu minna ja just sel hetkel pakuti sellist ametit ja õnneliku juhus läbi mind ka valiti ja nüüd on 10 aastat siin juba oldud, et endal ka juba kummaline mõelda, et nii pikk periood. Ja nagu ma aru saan, siis oled enda koha nagu leidnud, et tulevikku täpselt ei ennusta, aga järgmised 10 aastat veel. Ja siit saab ainult jalad ees minna, et või siis nagu Leedus minu endine ametijäänud valiti presidendiks. Et kumbagi hetkel ei sooviks, et minna jalad ees või presidendiks saada. Mul on praegu väga hästi, et teen tõesti asja, mis mind huvitab, et mind tõepoolest huvitab see, mis majanduses toimub, just enne kõike nagu täpselt üldiselt. Siin on hulka natuke sellist majanduspoliitikat ja siin on selline koht, kus mulle keegi maksab palka selle eest, et ma saan selle kõigega kursis olla. Aga räägi siis natukene, milline su igapäeva töö üldse välja näeb, et kindlasti inimesed mõtlevad, et kui sa hommikul liftiga sõidad sinna kõige ülemisele korrusele, siis võtad oma koha kuskil sisse, et mis sa siis tegema täpselt hakkad, milline see makroanalüütiku töö nagu välja näeb igapäevaselt? Mida aasta edasi, seda kirjum see tööpäeva ausalt öeldes on ja juhtub päevi, kui ei jõuagi see laua taha. Aga ideaalses maailmas käib nii, et jõuan hommikul tööle, siis on välja tulnud näiteks mingi põnevad numbrid majanduse kohta. Täna meil ilmus siin, kui me seda podcasti lindistame, esimene hinnang selle kohta, et kui suur on siis oli Eesti SKP selle aasta esimeses kvartalis. Vaatad seda numbrit, kui on seal mingit lähemad detaile, analüüsid, et kas siis ikka oli nii, nagu mina arvasin või tuli hoopis kuidagi teistmoodi välja. Kui on aega veel, siis kindlasti vaatad üle, et mis Financial Times täna kirjutab, mis on Eestis põhilised majandusuudised. Kuid mida aasta edasi, seda rohkem see roll on siin ka, et mis ma ka alati, et kui mul käib siin mõni töövari, et siis nende ootus on see, et ma siin istun ja vaatan kaugele horisondi poole ja arvutan keeruliste mudelitega, et kui palju see Eesti majandus ikka võiks kasvada, et tegelikult see roll on muutunud aastalt aina väiksemaks ja see lõpuks ei ole, ma arvan, kõige olulisem. Et kuidas ma ise nagu olen defineerinud selle ametikoha on see, et ma pean olema kõigepealt kõigega kursis ja olema siis võimeline seda informatsiooni edasi andma siin panga juhtkonnale, kolleegidele, aga ka klientidele ja avalikkusele. Ehk siis selline majanduse infokeskus enne kõike, et ma teaksin seda, et mis majanduses toimub. Aga tihtipeale vaadatakse sellist analüüsimist ka tänamatu tööna või et vaatad numbrid, aga et võib-olla räägi siis, kuidas need sinu välja otsitud numbrid ja vaated siis
toovad SEB pangale kasu või paremaid tulemusi, et kuidas see väljendub? Ma arvan, et siia ongi see koer maetud, et ega need numbrid nii väga ei muuda, et no siiamaani mina ei ole kohanud ühtegi majandusanalüütikut, kes suudaks nagu pika perioodi vältel tõsikindlalt ette ennustada seda, et mis majanduses päriselt juhtuma hakkab ja ennekõike suuri muutusid majanduses, majanduslanguseid. et selle kohta kunagi Economist tegi toreda võrdluse, et see Exceli random funktsioon nende võrdluses ennustas paremini ette majanduslanguseid kui näiteks IMF. Ehk siis noh, tegelikult ma arvan, selliste numbriliste prognooside tegemine ei ole niivõrd oluline ja nendega eriti Eesti majanduse puhul pihta saada on ikkagi väga-väga keeruline, kuna sellised üksiksündmused meid mõjutavad. Aga noh, ma ise olen kõige rohkem rahul siis, kui ma suudan ette näha mingisugust trendi muutust. Noh, näiteks, et kui meil siin euroalal saabus ootamatult väga kõrge inflatsioon, no mina seda ei näinud ette, et meil selline inflatsioon tuleb. Aga kui ta tuli ja intressimäärasid hakati tõstma, et noh, mul oli suhteliselt kiiresti tekkis väga selge ettekujutus, mis saab näiteks Eesti ekspordist. Ja no seda seetõttu, et ma tean, et me ekspordime väga palju Põhjamaadesse. Põhjamaade eriti, me oleme olnud seotud Põhjamaade kinnisvaraturuga, no kõik need Eesti valmismajad ja igasugused ehitusmaterjalid ja aknad ja uksed ja mööbel. Ja noh, olukorras, kus me ka teame, et on ju Põhjamaad on just erasektori poolest üks kõige rohkem võlgades olev piirkond kogu maailmas. Noh, ilmselgelt on ju, kui intressimäärad lähevad väga lühikese perioodi vältel 0-st sinna 4% juurde, et noh, see oli ette ennustatav, et toimub selline totaalne ärakukkumine seal kinnisvaraturul ja noh, toimub totaalne ärakukkumine Eesti ekspordiga ja noh, seda ma panin nagu üsna õigesti ja pärast oli hea tunne ja noh, seda ka võib-olla kliendid hindasid ja ka nagu siin pangas kolleegid, et seda ette oskasin teada. Aga kui sa iseenesest majandusele otsa vaatad, siis kindlasti kuidagipidi kasutad seda infot ära ka, et enda investeerimisotsuseid võib-olla paremini teha või vähemalt riski paremini juhtida, et räägi, milline investor sa oled, et kas pigem selline väärtusinvestor, pigem lühiajaline kaupleja või üldse midagi kolmandat? Oi, seda ma olen üritanud, et oma majandusteadmised ära kasutada investeeringute tegemisel ja see nüüd küll ei ole mind kuidagi edasi kandnud. Et noh, tuli siin meelde mingi aasta, kus ma teadsin suhteliselt ette, et Eesti jaekaubandusel tõenäoliselt tuleb hea aasta. Tegin siin mingisuguse panuse sellele Eesti jaekaubanduse kasvule. No tegelikult siis mitte mingit erilist muutust seal nagu aktsiahinnas ma küll ei näinud. Noh, sellised langevaid nugasid mul on meeldinud püüda. Ei ole ka siiamaani väga hästi välja tulnud, et no mõtlen, et see ei ole nüüd õiglane, on ju, et see väärtus nii palju kukkunud on. Noh, tegelikult see on jällegi käibetõde, et ei tasu seda teha. Ehk siis ma tegelikult olen muutunud maailma kõige igavamaks investoriks, et noh, kui seda üldse investoriks saab pidada, et iga kuu ma säästan olulise osa oma palgast, aga ma panen selle lihtsalt 3 sellisesse väga laiapõhjalisse ETF-i ja olen hoidnud seal osakaalud enam-vähem võrdsena ja mida mul seal vaikselt kasvab või kahaneb, et vastavalt siis turusituatsioonile, et ma ei arva, et ma suudan turust targem olla, et siis lepin sellega, mis turg keskmisena pakub. Kus sa sinnamaale jõudsid, et kas lihtsalt need enda eksitused ja katsetused, lihtsalt see investori emotsioon ei võida seda turgu, kui sa üksikaktsiaid vaatad või lugesid kuskilt, vaatasid, kuidas keegi teine teeb või kuidas sinna jõuda üldse? Seda ma olen nagu õpiku tarkuse põhjal tegelikult kogu aeg teinud, lihtsalt, et sinna kõrvale, et vahepeal oli rohkem aega, et saaks igav ju, et noh, sa ostad kogu aeg täpselt sama asja, et seda nagu robot, et endal natuke lõbusam oleks, et siis ma olen proovinud mingite üksikaktsiatega ka žongleerida, aga noh, siiamaani tõesti, et sealt mingisugust eduelamust ma ei ole saavutanud. Aga silmad tuleb lahti hoida, et noh, ütleme, kui me räägime siin nagu makromajandusest ja investeerimisest, ma arvan, et minu selline elu parim investeering oli see, et kui see aeg, kui mina käisin ülikoolis, oli siis kohe pärast nagu seda meie suurt finantskriisi, kus või ütleme selle ajal, ühesõnaga meil oli kena hetk Eestis, kus õppelaenu sai võtta siis 5%-ga ja Eestis üks kommertspank pakkus oma aastasele hoiusele 12% intressimäära ehk siis riskivaba tootlus 7%, et väga raske seda nagu kuidagi biitida. Arbitraaži võimalus, milline, et kahju, et seda õppelaenu siis rohkem ei saanud võtta ilmselt. Jah, seda oleks võinud võtta nagu lõpmatuseni toona tõesti. Okei, aga kui sa
sinu põhileib tuleb ikka sellest, et maailma asjadega nagu kursis olla, siis et kuidas sa praegu lühidalt lihtsalt võtaksid kokku selle, mis maailma majanduses toimub siin 2025 aasta kevadel, et võib-olla kui vaadatagi seda niimoodi, et alles meil olid stabiilsed ajad, kus osati ennustada ette, mis saab ja siis nüüd me oleme sellises kohas, kus see ennustamine on läinud nagu võrdlemisi keeruliseks, et kuidas sina sellele peale kõigele vaatad? no see minu arust viimase 10 aasta jooksul siin läheb kogu aeg nagu hullemaks, et minu jaoks selline murdeline punkt saabus Brexitiga, mida ka nagu ette ei ennustatud ja pärast seda on taolist nagu etteaimamatust aina rohkem ja rohkem juurde tulnud. Ma lugesin kunagi juba aastaid tagasi, et ma arvan, see oli selline Trumpi esimese valitsuse alguses. Keegi tark inimene oli kirjutanud ühe väga toreda artikli, et kuidas inimkonnal ikka meeldib iseendale niisugust hukatust aeg-ajalt kaasa tuua, et elu lähebki liiga stabiilseks, igavaks ja ei olda enam rahul ja siis tuleb endale mingisugune katastroof kaela tõmmata, et siis sellest uuesti nagu õppida neid samu õppetunde, mida juba tegelikult on õpitud ja et siis jälle järgneb selline tore rahuperiood, et noh, ma natuke loodan, et need kõige hullemad ennustused sealt ei täitu, kuid veidi selline mulje on, et noh, kui ma mõtlen ka võib-olla Eesti ühiskonnas igasuguste probleemide peale, mis meil siin veel võib-olla 10 aastat tagasi olid, et kus meil siin tehti mingisuguseid hartasid selle kohta, et kuidas tegelikult noh, elu on liiga stabiilne, siis noh, sellest me oleme nüüd möödas, on ju. Et räägime hoopis siin kaitsevõimest ja noh, teemadel, millest me vanasti vähemalt küll nii otse ei rääkinud. Aga no 2025 maailma majandus, et no suur segadus on, aga mul on alati selline natuke optimistlik bias olnud ja noh, vaadates täna seda viimast seisu näiteks kaubandusläbirääkimistel USA puhul, siis no mulle tundub, et ikka tagurdatakse sellest väga keerulisest kohast ennast pigem täna välja, kus tegelikult ju mingit edasiliikumist Ameerika Ühendriikide jaoks ei saa olla, sest et noh, ilmselgelt kuhugi, kui riigil on selline kaubavahetuse puudujääk, et seal üleöö need kaubad seal nagu kodumaal ei hakka tekkima ja noh, see ei ole ka selle riigi jaoks mõistlik. Ja noh, võib-olla selle kaubandussõja kõrval minu jaoks põnevam teema on hoopis see, et kuivõrd siis Ameerika Ühendriigid ja sealne nagu juhtkond on kaotanud siis turgude usalduse. Et noh, keegi ei tea ju tegelikult, mis seal siis juhtub järgmise kuu pärast, millised sõnumid jälle välja antakse ja noh, see on kajastunud siin näiteks Ühendriikide võlakirja tootlustes. Ja noh, see on väga selline ohtlik mäng, et kui ühel hetkel turud peaks tõesti leidma, et see ongi täiesti ebaratsionaalne seltskond, kes seal need otsused langetab, et no, ma ei tea, millised on siis sellised tagajärjed nii USA kui maailma majanduse jaoks. Jah, et see võlakirjapositsioon on mul endal portfellis, on siin mõnel teisel ka, noh, marginaalsel mahus on ju, siis 20-aastased riigi võlakirjad, aga et noh, üks asi, mida ei osanud nagu ette ennustada jällegi, nagu mitte, et teisi oleks osanud, aga et võlakirjad sellist sõitu teevad ja vahel tundus, et see äkki aktsiaturgude langus kuidagi mõjutab neid otsuseid siis edasi teistmoodi tegema, siis tundub, et see võlakirja yield'i tõus mõjutab hoopis rohkem, et aga kas sa selle peale oled mõelnud, et siin erinevad inimesed siis arutlevad selle üle, et kumb siis poliitiline või juhtimisviis on parem, kas demokraatia või mingi autoritaarne ühiskonnakord, et kas need muutused on ka siin järjest muutumised, kas parempoolsed või vasakpoolsed ja nii edasi, et mis selles vaates sinu arvates üldse toimub praegu? No väga tore oleks ju, kui meil oleks selline, arvan, valgustatud monarh, kes kogu aeg langetaks õigeid otsuseid ja mõtleks kogu ühiskonna peale, aga seal paratamatult sellise valitsemisvormiga elu on näidanud, et eksitakse ja noh, seal need, kui eksimused tulevad, siis sageli tagajärjed on palju hullemad kui demokraatias, kus noh, selles kaoses tegelikult on oluliselt rohkem stabiilsust. Noh, see tänane selline nagu arutelu siin meedias, et noh, mis nüüd on, et kas see populism nüüd tuli selleks, et jääda või mitte. Noh, signaalid on ju hästi vastupidised, et kohati ongi nii, et selleks, et saaks hästi minna, meie mõistes tavapärastel liberaalsetel jõududel peab vahepeal üks populist võimul ära käima.
ja ka vastupidi, on ju, et kui on selline, toimub pidev sihuke peenhäälestamine ja räägitakse, et kõik on suurepärane ja tegeleme siin ainult teemadega, millest arusaamiseks sul peab olema majandusalane kõrgharidus. Noh, siis jällegi läheb rahvas vihaseks ja tahab kedagi, kes annab välja lihtsamaid sõnumeid, et no minu jaoks on see nagu hästi normaalne ja see ongi demokraatia, see on tegelikult okei, et me ei peaks võib-olla selliste lainetuste pärast nagu ülemäära muretsema, et iseasi jah, siis kui vahepeal saab keegi selline võimule, kes hakkab süsteemi muutma selle nimel, et nüüd temasugused ainult võimule jääksidki. ja teine selline võib-olla laiem usutluse teema on see, et teatud raamatud kirjutavad igasugustest kaosateooriatest ja et kõik asjad siis algavad ja lõpevad ja siis kirjutatakse sellest, et valuutad ei ole ajaloos väga kaua kestnud ja riigid ei ole väga kaua kestnud, et võib-olla kiire sinu vaade sellele või kommentaar sellele, nendele teooriatele ka. No mina ei ole neid raamatuid nii põhjalikult lugenud, aga eks ajalooraamatud mulle meeldib lugeda ja noh, kui sa loed nüüd siin, ma ei tea, Rooma riigi kohta või loed selle kohta, mida arvati ka mingi Churchilli aegses keskkonnas, eks sageli ongi sellised tuleviku ennustamine ju nagu väga tänamatu töö ja kogu aeg mõtled, on ju, et noh, need inimesed, kes selles ajahetkes elasid, nad tegelikult visioneerisid ilmselt tulevikku hoopis teistsuguse, nagu see lõpuks välja tuli, et noh, jällegi see on niisugune nagu elu paratamatus ja ma arvan, et noh, see on tore niisugune intellektuaalne diskussiooni teema, on ju, kuskil sõbraga klaasi õlle kõrvale arutada, kuid et noh, kas kuidagi laiemalt me peaksime nagu paanitsema selle pärast, mis meile nagu tulevik toob, et ilmselt mitte, et ma arvan, et eriti just inimesed, kes on ka regulaarsed investorid, et nad kindlasti on ka enda jaoks ju mingid stsenaariumid läbi mängida ja üks põhjus, miks ka investeerimisega tegeletakse, on see, et endale selline finantsiline meelerahu vähemalt tagada, et erinevate juhtumitega toime tulla. Nojah, kuna ikkagi tegelikult lõuna on, et me siin veel õlut ja veini endale välja ei vala ja ärme siis nendest teemadesse liigselt kinni jää. Võib-olla tahtsin ise küsida veel enda poolt viimasena, et kas see, mis praegu turgudel toimub, on kuidagi sinu investeerimisstrateegiat ka mõjutanud, et oled sa siis oma indeksi oste summas suurendanud, teed sa nii-öelda kukkudesse nii-öelda by the dip'i, ostad nagu rohkem kokku või jätkad oma kindlat igakuist automaatset ostmist samamoodi edasi? Ma olen ikka jätkanud sellist väga kindlat igakuist ostmist, et no jah, kui ma nüüd mõtleks, et mul oleks hunnik sularaha kuskil seismas, ma võib-olla teeksin seda isegi aktiivsemalt. Aga teisalt ma arvan ka, et noh, vaadates seda, mis meil täna on ju maailma areenil toimub, et sellist ebakindlust üles-alla võnkumisi meil suure tõenäosusega jääb ikka veel mõneks ajaks. Aga lähme siit siis hoopis Eesti majanduse poole peale, et nagu sa enne mainisid, siis täna tuli välja see SKP kiirhinnang, et selle järgi on ütleme, võrreldes eelmise aastaga oleme siis tõusnud 1,2%, aga võrreldes eelmise aasta viimase kvartaliga on tõus ainult 0,1%, et kas ütleme, kiirhinnang võib veel muutuda negatiivseks, tuleb välja, et ei olegi majandus, ütleme, siin tõusvas faasis ja see põhi ei olegi käes või sinu hinnangul on juba põhi olemas ja pigem siit lähme ülespoole ja investorid võiksid olla võib-olla rohkem positiivsed Balti turu ja Eesti turu osas? Üks, milles ma olen 100% veendunud, on see, et see number muutub. Et kui mulle poole ta muutub, selle see natuke vähem. Ajalugu näitab, et pigem võib muutuda positiivsemaks, et Eestis, no üleüldiselt, mis on nagu oluline nagu meeles pidada, et kõik need majanduskasvud ja majanduslangused, SKP, et tegemist ei ole mingisuguse mõõduga, kus ma saan nagu sentimeetrihmaga ära mõõta, et kui palju see siis täpselt oli. Tegemist on hinnanguga. Muuhulgas sinna arvutatakse sisse ka siis hinnanguline näiteks narkokaubanduse, prostitutsiooni panus ja kõik igasugused muud põnevad näitajad. Et ja noh, eriti see kiire hinnang, ta tuleb üsna selliste väheste andmete pinnalt. Et põhjalikumad andmed, siis, mis juba vähem muutuvad, on, kui ettevõtted on esitanud oma majandusaasta aruanded, eks, mis sünnib alles järgmisel aastal. Ehk siis see number kindlasti muutub. Eesti ajaloos pigem on need esmased hinnangud olnud natuke tagasihoidlikud ja sageli, mis on ka nagu oluline ära märkida, et
muutused vahel on nagu väga-väga suured, et noh, meil on küll olnud aastaid, ma ei eksiks, kas 2016 võis see olla, kus alguses räägiti 0,5%-sest majanduskasvust, mis hiljem korrigeeriti 3%-seks majanduskasvuks ja no okei, protsendi mõttes justkui ei tundu suur muutus, aga kui hakkad arutama, et kui mitusada miljonit eurot nagu sinna vahele jäi, et see on väga-väga suured summad. Ehk siis noh, ma ütlen, et Eesti majanduse puhul need numbrid ei ole primaarne, eriti kui me räägime sellest SKP-st, noh, pigem on selline üldine tunnetus, suundumus. Ja siin ma olen ikkagi nagu positiivne, sest et me just siin nüüd uue nädala alguses on välja tulemas värske majandusprognoos. Minu ülesanne muuhulgas siis lisaks Eestile on veel suurt ära katta ka Soome riik ja noh, kui panna kõrvuti täna Soome ja Eesti majandusnäitajad näiteks, siis on uskumatu, et hoolimata sellest, et Eesti on niivõrd tihedalt selle Soomega endiselt seotud, siis noh, kui Soomes kõik sisuliselt seisab paigal, siis Eestis pigem on raske leida täna nagu majandusnäitajad, mis ei ole paranenud siin viimaste kuude vältel. Räägime me siin tööstusest, ekspordist, omaenda sisekaubandusest, kinnisvaraturust, ettevõtete investeeringutest, et igal pool tundub, et läheb paremaks, et jah, see ei ole püstloodis üles liikumine ja alustame väga madalalt tasemelt taas, kuid see temperatuur selgelt soeneb. Aga kui ütleme, see SKP on, ütleme jah, selline tuletatav number, siis tegelikult meil on ju veel erinevaid indikaatoreid, on ju, mida me saame vaadata, olgu selleks siis, ma ei tea, tarbijakindlus, kinnisvaraturg. See on veel õudsem näitaja, minu arust tarbijakindlustunne on veel kõige õudsem näitaja selle poolest, et kui täna vaadatud, kus siis tarbijakindlustunne on, et ta on aastal 1993 tasemel. Mina läksin siis kooli, sõitsin trolliga Mustamäelt Balti jaama, seal inimesed vedelesid kuskil bussipeatustes iseendas alkoholis ja kõiges maas. Kuskil müüdi mingit banaane, kuskil äkki oli isegi veel mingi kaljatünn. No, kõik oli selline hall, räpane ja õudne. No, et kui sa Eesti inimese käest küsid, et järelikult peaks elu olema justkui sama halb. No, tegelikkuses ei ole. Ja noh, see tarbijakindlustunne ka, et ajalooliselt on käinud näiteks selle jaekaubanduse müügimahuga nagu pigem hästi käsikäes. Aga noh, täna nad liiguvad täitsa ikkagi eri suundades, et noh, inimesed ei käitu selle järgi, mis nad ütlevad. Ehk siis, et jah, et kui nüüd keegi helistab neile Konjunktuuri instituudist ja küsib, et kuidas siis Eesti majandusel minema hakkab, kõik ütlevad, oi, väga halvasti on ju, maksud tõusevad, meil on see Donald Trump ja sõda Ukrainas ja ega siin midagi paremaks ei lähe, läheb ainult hullemaks. Aga noh, kuna kõigil töökohad on olemas, on ju, keskmine palk meil ikkagi endiselt jõudsalt suureneb, et tegelikult tarbija käitumine on sellest hoopis midagi muud ja see noh, võib mõjutada mingeid suuremaid ostuotsuseid ilmselt ikka mingil määral, kuid ajab meile paremat pada praegu. Aga ütleme, mida näiteks väikeinvestorid, milliseid numbreid võiks jälgida, et kui peaks valima mingi 2-3 tükki, et endale nagu neid teese kas või Eesti aktsiaid ostes tehes, et millised need kõige paremad näitajad olla võiksid või mis kõige kiiremini muutuvad või kõige paremini võiks näidata seda, mis, ma ei tea, lähikuude või aasta jooksul võiks toimuda? Noh, mis on, ma arvan, nagu kõige olulisem, et ta ei ole võib-olla küll nii pika viiteaega ette, et pigem liigub järele sellele turule, aga on ikkagi tööturg, eks. Et kui hõive on kõrge, töötus ei suurene, palgad kasvavad, et noh, siis mul on nagu väga keeruline ennustada, et midagi väga halba peaks juhtuma ka siis siin Tallinna börsil või Eesti majanduses laiemalt. Ja no mis seda ennustab, on ikkagi noh, suures pildis Eestis endiselt vastab tõele, on ju, et kui jagad ekspordinumbri SKP numbriga, siis tulemuseks on seal kuskil, et umbes 80% Eesti majandusest on eksport. Ehk siis meie peamised sihtturud, kuidas läheb seal. Noh, täna on natuke erandlik seis, kus Soomel on lugu üsna kehva, aga Eesti tööstuses juba numbrid paranevad, aga noh, Rootsi siin kõrval näiteks neil on päris hästi läinud, kellega me ka oleme seotud. Et meie peamised sihtturud on võib-olla, siis annavad mingisuguse viiteaega seda informatsiooni edasi. Aga kui me näiteks vaatame, on ju, Balti turule praegu, siis paljud räägivad, et miks me nagu külgsuunas nii pikalt oleme liikunud, on üks põhjus on selles, et väliskapital on turgudelt välja läinud ja meie siin, ütleme, jaeinvestorid ja võib-olla mõned institutsionaalsed investorid ka liigutavad seda turgu. Et sama on näha ka, ütleme, majandusuudiseid lugedes, et välisettevõtted on investeeringuid, ma ei tea, vähendanud või ära jätnud, et kuidas numbritest välja paistab, et kas see julgeolekurisk mõjutab meie majandust või on see tunnetuslik lihtsalt?
Nende uudiste üks kõige suurem probleem on see, et nad ei ole nagu statistikat kordagi vaadanud, kes need uudiseid kirjutavad. Et tegelikult see, et mingi välisinvesteeringud lahkuvad Baltikumist ja Eestist mühinal, et see on totaalne müüt. Kui me vaatame sellist nagu pikaajalist trendi, siin ei ole isegi, ütleks, mingisugust muutust toimunud, et Eestis siin küll nüüd oli jah muutus, kui sa vaatad üldnumbrid, mis tegelikult tuleneb sellest, et seoses siin igasuguste maksumuudatustega ja kokkulepetega valitsusega pangad maksid väga suuri dividende korraga välja. Et tegelikult noh, jah, kindlasti keegi leiab kuskilt oma tutvusringkonnast mingisuguse Rootsi väikeinvestori, kes siin müüs oma vanalinna korteri maha ja ka räägite võib-olla kinnisvaraturust, et noh, seoses sellega, et Põhjamaades kinnisvaraettevõtted, kinnisvarafondid, neil oli väga raske periood, on ju, et kus nad on ka väga korraliku võlakoormuse all, kui intressid läksid ülesse, neil läks elu keeruliseks ja noh, kui sa pead kuskil nagu raha leidma, et sa ikkagi noh, pigem eelistasid siis seda raha leida kaugematel turgudel, et noh, oma see koduturg, seda natukene veel kaitsta. Ehk siis jah, ma ei saa öelda, et siit nüüd keegi ei ole läinud ja võib-olla mõni on läinud ka sellel nagu sõja põhjusel, aga mingisugust nagu õudset trendimuutust siin kindlasti ei ole. Mina selle pärast ei muretse. Ja noh, mõeldes ka selle nagu ma ei tea, Eesti majanduse arengufaasi peale, et meil tegelikult on ka seda kodumaist kapitali päris palju tekkinud. See, et mõni on siit tahtnud ära minna, on sellele kodumaisele kapitalile lõpuks andnud ka mingid mõistlikke investeerimisvõimalusi, sest et just ennekõike see periood, kui meil näiteks siin olid päris mitu suurt väljumistehingut, siis nagu tundus, et raha on liiga palju, et ei ole Eestis midagi osta lihtsalt selle raha eest, et kus ma selle raha panen. Samamoodi, et noh, tegelikult täna jah, me oleme jõudnud sellesse kohta, ma arvan, kus nagu Eestisse mingisugust suurt tööstusettevõtet ehitada välisinvestoril, noh, ma ei tea, kas see on nagu kõige mõistlikum idee. Samas, kui me räägime kõigist nendest tehnoloogiaettevõtetest, et noh, kas sellel puhul on niivõrd oluline, et see ettevõte paikneb siin Eestis Venemaa piiri ääres, et noh, tegelikult tegemist on ülemaailmsete ettevõtetega. Jah, paljudel neist siin on oma väga suured arenduskeskused, aga no, kui tõepoolest peaks olukord selleni jõudma, et on seda vaja liigutada, küll ta ka liigub, et erinevalt siis mingist füüsilisest investeeringust. Aga noh, kui me astumegi natuke Eestist väljapoole ja vaatame Euroopa suunas, siis ega me ei saa üle ega ümber sõjast Ukrainas. Et kuidas sa näed, et järgmise 10 aasta jooksul need Euroopa kasvavad kaitsekulud hakkavad siin rolli mängima ja kas siin võib tekkida sihuke relvatööstuse nii-öelda renessanss? Ma selle poolest nagu loodaks, et tekib, et nii Eesti riigikaitse kui ka majanduse plaanis. Et Euroopas on minu meelest olnud suur probleem see, et pole nagu väga häid ideid, et kus seda raha investeerida. Ja kuna häid ideid ei ole, et siis eurooplane pigem ka, kui tal raha üle jääb, tema raha jõuab lõpuks kuhugi USA aktsiaturule ja paisutab sealsete tehnoloogiaettevõtete aktsiaid. Kui nüüd selle muutuse teel Euroopas see kaitsetööstuse tänane sihuke tähelend või esile kerkimine, et kui see kandma jääb, siis ma näen seda kindlasti väga positiivsena ja arvestades seda, et eestlased ise on siin ka võib-olla päris tublid olnud neid ettevõtteid tekitama ja arendama, et siin on ka nagu Eesti majanduse jaoks kindlasti selline võiduvõimalus olemas, aga see on hästi keeruline valdkond selle poolest, et noh, see on niisugune puhas poliitika ju, et nüüd kust riigist, kes mis relvasid tellib, et siin ei otsusta turg, vaid siin otsustavad valitsused ja noh, see tegevus nagu ei vasta võib-olla ka päris sellisele turuloogikale, et peame väga head lobistajad olema, et sellest rahast võimalikult palju endale saada. Aga kas sa usud, et Euroopa üldse suudab siit välja kujundada oma niisugust superjõudu või oma narratiivi või me pigem jääme, ütleme siis USA ja Hiina niisuguse kahe vahel olevaks kontinendiks? Noh, nagu me siin võib-olla alguse poole rääkisime, et selle tuleviku ennustamine on suhteliselt võimatud. Ma just siin, ma ei tea, sattusin lugema raamatut sellest, et kuidas Aasia riigid rikkaks said ja noh, kui vaadata seda, mida räägiti, siis nagu Jaapani kohta seal mingil ajahetkel, noh, kõik ütlesid, et ja Jaapan tuleb ja võtab maailma sisuliselt üle. Noh, vahepeal me rääkisime nüüd seda USA kohta, räägime Hiina kohta, no tegelikult meil teha mingeid tõsimeelseid ennustusi täna nagu selle tuleviku kohta on hästi keeruline. Euroopas laiemalt, ma arvan, need riigid tegelikult Euroopa sees on väga erinevad.
et noh, lihtsalt kui ma vaatan sellist võib-olla ühiskondlikku meelsust ja poliitilisi protsesse ja mida siis nagu ühiskond hindab, siis mul kindlasti on rohkem usku Põhja-Euroopasse kui Lõuna-Euroopasse, kus noh, mõnes riigis ka selline kogu ettevõtlus ja ütleme, investeerimine, rikkaks saamise protsess, et ta on selline nagu halvamaiguline, et aga on kõva häälega ei julgegi keegi unistada sellest, et ta tahaks nagu ettevõtja olla ja selle läbi jõukaks saada. No, Eestis on see situatsioon õnneks veel teistsugune. Ehk siis ma arvan, et selles suures Euroopas on võimalik nagu keeta ka nagu erineva paksusega suppi õnneks ja see meie lähiregioon on selle poolest, sellesse on mul veidi rohkem usku, kui me räägime siin Põhjamaadest ja Ida-Euroopast. aga kui sa Põhjamaade poole vaatad, kas sul on mingid kindlad sektorid ka, mis sulle nagu atraktiivsed võiksid tunduda või millest üldse nagu võiks eemale hoida? No, nagu öeldud, on ju, et investeerimise mõttes ma ei ole jõudnud sellega nii palju tegeleda. Ehk siis mina teen väga igavaid suuri investeeringuid ETF-idesse. Kui ma vaatan nagu, nii palju kui ma seda vaatan, võib-olla nagu majanduse mõttes, et seal kaks asja, mis mind võib-olla Eestist silmas pidades kõige enam huvitavad on, et kuidas läheb siis näiteks Rootsi ja Soome tööstusel, kuna Eesti paljud ettevõtted on selle vereringiga tihedalt seotud. Ja no teisalt siis, milline just see kinnisvaraturg on, et kui me räägime just Eesti oma kapitalil põhinevatest ettevõtetest, siis hästi paljud neist on ju leidnud just Põhjamaadest selle peamise turu ja no olgu see situatsioon, mis ta on, noh, need turud jäävad meie peamiseks turuks, et nad on niivõrd jõukad ja niivõrd lähedal, et jah, seal on paremad aastad, seal on halvemad aastad, aga ega nad kuhugi ära ei kao. aga lähme siis Euroopa juurest korra USA juurde ka veel, et nagu enne rääkisime siin ka, et Trump nagu mõllab seal USA-s, mõjutab tegelikult kogu seda maailma majandust, et üks nagu tees, mis on nagu välja toodud, et ta eesmärk on siis tuua seda know-how'd ja tootmist on ju tagasi USA-sse. Samas öeldakse, et see vähendab on ju globaliseerumist ja see on tegelikult maailma majandusele kahjulik, et kuidas sulle tundub, äkki Trumpi nagu see tees läheb tõeks ja ongi mõistlik hoopis USA-sse investeerida, kuna kõik tootmine tuleb USA-sse ja seal hakkab siis asi buumima või on siin mingisuguseid vigu selles idees? No kõik on internetis näinud neid toredaid meeme, kus siis sellised ülekaalulised ameeriklased igipulli otsa ja istuvad kuskil suures pimedas tehases ja seal rinnahoidjad ja Nike tossasid kokku õmblevad. Et noh, selline võiks olla siis tulevikku jäävad püsima siin 120% tariifid, vähemalt esialgu. Noh, kui ma üritan nagu kuidagi sellist nagu, ma tahan endale neid Trumpi ideid maha müüa, et noh, tõepoolest, et kui nüüd tekitada olukord, kus USA jääbki siis neid väga kõrgeid tariife teiste suhtes pidama pikema perioodi vältel ja noh, needsamad, ma ei tea, korvpallitossud, mida ameeriklane on harjunud ostma, et hakkavadki maksma seal $70 asemel kuskil on ju $250, siis eks see ühel hetkel nagu mingi muutus ilmselt peab kaasa tooma. Ja noh, mingisugused protsesse kindlasti on võimalik automatiseerida. Ehk siis noh, kui anda nagu ettevõtetele piisavalt aega, siis nad on lõpuks võimelised välja mõtlema, et kuidas seda asja teha ilmselt palju väiksema tööjõupanusega, kui seda Aasia riikides täna tehakse. Ja noh, läbi selle siis saavutada kõrgem tootlikkus. Aga noh, see on selline väga optimistlik stsenaarium. Väga paljudes valdkondades ilmselt ei ole võimalik seda tootlikkust ka kuigivõrd suurendada, et noh, kui oleks selline imeline masin olemas, see oleks juba kuskil kasutusel. Ja no kogu see protsess ikka võtab nagu kohutavalt palju aega ja mina arvan, et poliitiliselt isegi selline Trumpi-sugune fenomen ei ela seda tegelikult üle, sest tema valija ka ikkagi üks mure, mis tal seal immigratsiooni ja kõigi nende woke-väärtuste kõrval ikkagi on olnud, on ka inflatsioon, mida kaotamist suisa siis Trump lubas. Ja kui nüüd ühel hetkel siis inflatsioon peaks lubatud nulli asemel olema kuskil seal 5%, ma kardan, et see Trumpi valija ei pruugi seda üle elada. Aga kui suur üldse see, ütleme, kogu see USA tollide mõju meie nagu, ma ei tea, Eestile ja meie regioonil on, et uudistes on jah öeldud, et väga suurt nagu kaubandust otse nagu USA-ga ei ole, aga kui palju see nagu mõjutab meie kaubanduspartnerid ja seeläbi ka Eestit, et kas me peaks olema selles osas ka mures
või pigem nagu see pole nii nagu suur probleem, mille peale mõelda? Eks need tariifid mõjutavad meid, ma arvan, kõigil rohkem läbi Rootsi ja Soome, kelle jaoks siin on olnud aasta-aastalt veidi kõigub see, aga on leida aastaid, kus ta mõlema riigi jaoks on kõige olulisem kaubanduspartner olnud. Ehk siis, kui see hakkab väga tugevalt mõjutama Soome ja Rootsi majandust, siis sellisel juhul eks see paratamatult jõuab lõpuks ka nagu meieni. Aga ma ei taha kuidagi nagu alahinnata seda Ameerika tähtsust maailmakaubanduses ja tema majanduse suurust, aga lihtsalt siia kõrvale tuua nagu mingit positiivsemat nooti ka, et siis siin on ju neid analüüsi juba koostatud, kus tegelikult on jõutud järeldusele, et valdav enamus Ameerika kaubanduspartneritest suudaks Ühendriigid sihtturuna asendada 1 aasta jooksul, lihtsalt kui jätkuks kasv kõigil teistel turgudel. Ja seal, kes on nagu suuremad, kelle jaoks on siis Ameerika Ühendriikide roll suurem, et ka sealt vist valdav enamus juba 5 aastaga ühesõnaga suudaks sama olukorrani jõuda. Tegemist on küll väga-väga suure riigiga, väga suure majandusega, aga kui nad tõepoolest nüüd soovivad seal kehtestada mingi autarkia ja et keegi teine sinna enam mitte midagi ei vii, et lõpuks ju majandus sellega kohaneb, et teised teevad omavahel rohkem kaupa lihtsalt. Ja seal võib olla ka väga positiivsed mõjused, et ma usun, et Euroopa ja Hiina täna, kui peaksid tulema nende omavahelised kaubandusläbirääkimised, nende motivatsioon jõuda kokkuleppele on kindlasti kõrgem selles olukorras, kus üks nagu mängija on ennast ise out'i mänginud ja peab siis omavahelist kuidagi paremini läbi saama. Aga kuidas sa kommenteeriksid, ütleme sellist teooriat, et praegu või mingi hetk, kui need Trumpi tollid tulid, on ju, siis aktsiaturud kukkusid suhteliselt kiiresti. Nüüd Trump pani selle, ütleme, tariifid paljudel riikidel pausile. Selle peale on turud nüüd päris kiiresti tõusnud. Osad investorid arvavad, ütleme, et see hullem periood on möödas, aga samas räägitakse seda, et praegu USA-s kogu see import on põhimõtteliselt seisma jäänud või on päris palju kukkunud, tolliladudes on igasugune kaos, on ju, saadetakse mingisuguseid kaupasid tagasi, samas ei julgeta importida, on ju, kuna tariifid võivad järgmine päev hoopis muutuda, on ju, sul on ladu kallis kaupa täis, kui näiteks need tariifid on ju vähendatakse, ehk siis on niisugune suur ebakindlus, et kui kiiresti tavaliselt niisugune ebakindlus nagu numbritesse jõuda võiks, et kas on põhjust praegu, ütleme, tagasi turule minna või pigem oodata ära uued numbrid? Ma arvan, et me juba, see võis isegi olla enne Trumpi ametisse astumist, kus ma siis selles meie podcastis Peeter Koppeliga seda teema seal veeretasime, ja meie pakkumine oli see, et mis on kindel, on see, et Trumpi aasta toob kaasa sellise väga suure volatiilsuse. Paljud ju uskusid ikka, et räägib see Trump, mis ta räägib, on ju, aga tegelikult hakkab tegema majanduse jaoks häid asju ja kõik saab korda, ärge muretsege. Neid uskujaid jääb ajas aina vähemaks ja vähemaks. Ja kui tuleb selline jälle mingi suurem aplaava sealt temaga poolt, siis on nagu loogiline, et turg kukub. Ja kui sealt tuleb siis nagu mingi sammukene tagasi, siis kõik need vähesed optimistid seal ikka üritavad, et kuule, et ikka kõik on ju, pole näed nii hullu midagi, et näed, juba ta tagurdab ennast välja nendest kaubandustariifidest ja ikka äkki tasuks osta, et turul tegelikult ju raha on iseenesest palju. Aga ma olen täiesti veendunud, et nendele praegustele tõusudele järgneb kindlasti veel jälle väga suuri kukkumisi, sest et siin on üks asi on jah, see nüüd väljaütlemised, aga neil on nagu päris tagajärjed, et nagu sa ise välja tõid, täna juba peaksid igasugused laod seal Ameerika Ühendriikides uputama, et tean ise ka sõbraettevõtted, kes Aasiast sinna Ameerikasse kaupa viib ja ütlebki, et lihtsalt kaup istub laos, ootab, kuni siis nagu mingi otsus tuleb, et mis neist tariifidest saab. Aga kui sa peaksid valima, ütleme, ühe sektori USA-s, et mis võib-olla võiks sellest, ütleme, praegusest olukorrast kasu lõigata või saab kõige vähem pihta, ma ei tea, näiteks mingisugused teenusettevõtted, kuna ju teenused hetkel ei ole veel tariifide alla pandud, et kas oskaksid midagi välja tuua või pigem mitte? Siin peaks nagu rohkem sisse vaatama, aga ma usun, et seal on võitjaid küll, aga võib-olla sellistes valdkondades, et kui me räägime üldse nagu tariifidest, et miks need kehtestatakse ja nendega on Euroopas ka katsetatud, on ju, et tariifide majanduslik mõte on võib-olla ajutiselt kaitsta siis oma kodumaiseid tootjaid, kui sa tahad nende nagu tegevust eelisarendada. Et siin
tead, et kuskil teises riigis on kõvemad konkurentid olemas, et kui nüüd turg vabaks lasta, siis nad söövad elusalt see kodumaise ettevõtja ära. Aga sa ikka loodad, et noh, küll see ettevõte siin paari aastaga saaks jalad alla ja noh, siis me oleksime enam-vähem võrdsel positsioonil, kui mitte juba paremad nendest välismaistest konkurentidest. Ja eks see on ju ka, noh, kindlasti leiab mingisugused sellised kaubagruppe, kus on olemas täpselt Ameerikas üsna palju lubavad ettevõtted, aga noh, kes mingil põhjusel seal võib-olla on natukene konkurentsis alla jäänud, on ju, kelle jaoks see toote lõpphinda või oma hinda on olnud natuke kõrgem kui see, mis konkurendid välismaal suudavad pakkuda. Aga et noh, seal tegeletakse mingi tehnoloogilise arendusprotsessiga ja varsti läheb paremaks, on ju. Et noh, sellised ettevõtted jah, kes on nii-öelda neck on neck olid, nende jaoks kindlasti on see väga positiivne, kui nüüd tuleb siuke ajutine leevendus ja on mingisugused tariifid. Et jah, et keegi ilmselt ei taha hakata nüüd rinnahoidjaid ja tossusid tootma Ameerikas, kuid sellistes keerulisemates valdkondades ma arvan, et ettevõtted võivad olla päris õnnelikud. Sa mainisid, et sa ise ka investeerid läbi põhimõtteliselt indeksfondide, aga kas sa tunned, et tänases turudünaamikas pigem niisugused passiivsed indeksfondid suurendavad niisugust süsteemset riski või nad pigem ei mängi turu liikumistes nii suurt rolli? Noh, see on omaette filosoofia, mille üle ka on palju spekuleeritud, et kui palju siis üldse võib raha nendes indeksites olla, et kas lõpuks on maailmas ainult üks investor, kelle järgi siis kogu ülejäänud turg liigub. No, hetkel lihtsalt minu kõik nagu alternatiivid, mida kaaluda, mulle tunduvad halvemad, et noh, et ma olen üsna veendunud, et kui ma nüüd hakkan ise siin turul võtma mingisuguseid panuseid, noh, väga raske on mitte eksida. Kuid noh, kes peab ennast suurepäraseks kauplejaks, et noh, lõpuks on ju saabunud tõeline nagu head ajad tagasi kauplejate ja tõeliste selliste õnneküttide jaoks, et turul on volatiilsust, on võimalik panustada ja on võimalik kaotada, aga on võimalik ka väga palju võita, kui teed õige panuse. Mina nii julge ei ole. Aga mis sa nagu näeksid, et siis olekski need üks-kaks suurimat riski, mida praegu võib-olla investor ei suuda adekvaatselt hinnata? Ma ei pea seda nagu väga tõenäoliseks. Aga noh, me natuke sellest rääkisime, et kui turud peaksid kaotama ikkagi nagu täielikult usu Donald Trumpi ja Ameerika Ühendriikidesse, et noh, see ei ole tõesti, see ei ole mingi peamine stsenaarium, selle tõenäosus on kaduvväikene, aga see on oluliselt suurem, kui see veel mõnda aega tagasi oli, et noh, me nagu tõsimeeli natuke arutame, et mis neist Ühendriikidest niimoodi saab, on ju, et eriti olukorras, kus siin on ju presidendile meeldib mõni päev ka rääkida sellest, kuidas võiks selle Föderaalreservi juhi lahti lasta ja sinna kellegi nagu targema ennekõike tema enda asemele panna. Et noh, kõik sellised väljaütlemised, et no, me teeme nende üle nalja, on ju. Aga samamoodi on ju nagu paljusid sellised nagu tariifiplaane, mis siis Trumpi puhul alguses kuidagi need samad Trumpi valijad või kohalikud Ameerika ettevõtjad seal natuke kõrvale lükkasid, et ja no las ta räägib, aga tegelikult ei tee. No, minul küll ei ole mingisugust kindlust ennustada, et mis see mees nagu homme ette võtab. Ehk siis kõige suurem risk või kõige suurema tagajärjega kindlasti oleks see, et jah, kui turud kaotavad usu Ameerika Ühendriikidesse. Kuid ma loodan seda siiski ei juhtu. Aga oskad sa spekuleerida, et mis see nagu olla võiks mingi must lõik nii-öelda, mis paneks siis turgudes kaotama selle usu? Podcasti kaaslane Peeter kutsub teda oranžiks lõigeks siin juba, et selle mehe keastuses on ju, ei tea, mis ta homme ütleb, et see ongi see peamine. Aga must lõik on ju, mustade lõikade ennustamisesse ma ei usu, aga kui see oranž lõik peaks tõesti teatama, et USA intressimäärad ikka on selgelt liiga kõrged ja neid peaks nüüd allapoole laskma ja selleks ta vaatamata kogu vastuseisule leiab parema Föderaalreservi juhi, et ma arvan, et selle finantsturgude reaktsioon sellele võiks olla ikkagi päris karm. Aga kas sel juhul ütleme, et Trumpil on juba siin atentaadi katse tehtud, et kui peaks sihuke asi õnnestuma, et kas siis see mõjuks turgudele pigem eufooriliselt või on see veel mustem auk? Ma ei julge sellise spekulatsiooniga kaasa minna. Okay, aga no, loodame, et ta siiamaani Powell on ju päris tugevalt Trumpile ikkagi vastu seisnud, ei ole läinud tema nagu soovidega kaasa, aga
aga mis sa arvad, kuidas keskpankade poliitika siin järgmise aasta jooksul võiks investori strateegiat üldse mõjutada, et kas pigem peaks edasi rahas istuma või võiks vaadata ka mingeid riskantsemaid varasid? No tänase informatsiooni põhjal, mis tõepoolest on nagu tänane informatsioon, on minu meelest ikkagi selge, et USA ja Euroopa liiguvad nagu väga eri suundades. Et noh, kui uskuda seda, et meil tariifid mingis ulatuses jäävad kehtima, on ju, USA-s eelarve puudujääk jääb väga suureks. Noh, mul ei ole nagu võimalik näha mingit teist stsenaariumit kui see, et Ühendriikides ei ole võimalik intressimäärasid kärpida ja halvemal juhul tuleb seda hoopis tõstma hakata. Samal ajal, et paradoksaalselt, et mida kõrgemad tariifid on Ameerika Ühendriikides, seda enam ma usun hoopis sellesse, et Euroopas inflatsioon tuleb allapoole, kuna Aasia riikide konkurents Euroopa turul suureneb. Ja siin läbi selle on võimalik siis rohkem intressimäärasid kärpida ja noh, ennekõike kontekstis, kus siis USA on ju päris oluline turg Euroopa jaoks ja sealt tulevad ka nagu majanduse jaoks tagasilöögid, kui me nendega kaupa teha ei saa. Aga sinu selline üks osa on ikkagi see, et sa mõtled nende väljavaadete peale, et kui me nüüd proovime kokku võtta seda, mis me siin Eestist, Baltikumist, Euroopast, USA-st rääkisime, et kas prooviks sinu abiga välja mõelda siis sellise järgmise 6 kuu või lahti sõnastada järgmise 6 kuu kuni 12 kuu väljavaate Baltikumis, Euroopas ja USA-s näiteks, mis oleks selline wild ennustus või poolusutluse valdkonda võib sellega kirjutada? No täna kõik ennustused on toredad arvamused, mis mõneti mõõdab selle töö nagu lihtsamaks vaata, et igaüks võib midagi arvata ja need arvamused on nagu võrdväärsed. Et kui ma ise pean nagu visandama mingisuguse peamise stsenaariumi, on tegelikult see, et USA-s Trump peab nagu selle survele, mis sealt ühiskonnast nagu vastu tuleb, ta peab nagu hakkama järgi andma. Et tegelikult nendest kõige vastuolulisematest seisukohtadest proovib ennast nagu võimalikult välja tagurdada, nii et saab natukene ka oma väärikust muidugi säilitada. Aga tegelikult teatab, et ta nüüd hiinlased on andnud alla ja saavutanud võiduka kokkuleppe, et kuidas hakkavad asjad olud olema. Nii et tegelikult selline üsna normaalne kaubavahetus taastub. Aga selle tulemus on ikkagi, et Ühendriikides on selline usaldus kõikuma löönud, inflatsiooniootused on kasvanud, et tegelikult Ühendriigid saavad kiirema inflatsiooni, aeglasema majanduskasvu, võlakirjadel kõrgema intressimäära. Euroopas, Euroopa majanduse ennustamine on suhteliselt hea, et see on seal täpselt see 1,5 pluss miinus 0,2% enam-vähem. Et tegelikult Euroopas ilmselt ootab selle suhteliselt stabiilne aasta, kus ma ei eelda mingisuguseid väga kiireid muutuseid siin. Aga meie regioonis ma olen täna isegi nagu positiivne pigem. Et jah, taas, et ei tule siit kiiret majanduskasvu, aga Põhjamaadel põhimõtteliselt on siiamaani läinud hästi, Soomel ei ole läinud hästi, aga see, et neil ei ole siiamaani hästi läinud, et see näitab seda, et ühel hetkel peab hästi minema hakkama. Et seal meil on siis siuke ootus ja kasvuvõimalus ja Eestis ka, et eks me siin oma seda sisemaist tarbimist paratamatult natuke nagu piirame läbi kõrgemate maksude ja sellest tulenevalt ka kõrgema inflatsiooni. Aga võib-olla on hea ka, et ekspordi puhul mu väljavaate ootus on selline natuke positiivsem. Et me oleme päris jõukas riik juba, et selline 2% kandis majanduskasv, et ei ole tegelikult nüüd mingi katastroof meie jaoks enam. Sa mainisid ka, et sa oled selline veidi sotsialistliku hingega ka, on ju, et kuidas sa neid maksumuudatusi üldse praegu vaatad, kas need on kõik andnud vilja, on need kõik õigesse kohta läinud või millised neist olid nagu õigemad otsused, millised võib-olla nii vilja tegelikult ei kannagi, et kas sa oled nagu neid ka analüüsinud enda jaoks? Analüütiku hingedest vaadates tegelikult maksud on ühiskondlik kokkulepe, eks, et iga ühiskond on täiesti vaba kehtestama sellised maksud, nagu neile meeldivad ja nagu nemad õiglaseks peavad. Et see, milline see täpne struktuur on, et see ongi lõpuks nagu ühiskonna nägemus sellest, et kuidas et õiglus on ju väga erinevalt tajutud erinevate inimeste, erinevate riikide poole pealt. Aga suures pildis, kus ma ise võib-olla isiklikus plaanis sellest mõtlen, on see, et ma arvan, et ma ennekõike olen liberaal
aga selleks, et kõiki neid liberaalse ühiskonna hüvesid nautida, ma olen valmis suhteliselt märkimisväärse oma sissetulekust ära maksma, et teised inimesed ka õnnelikud oleksid. Et noh, sellised nagu nii-öelda äärmuslikud liberaalsed riigid kuskil seal Lõuna-Ameerikas on ju, et sa võid olla ükskõik kui kõrge juht ja hea investor ja elada tõelises luksuses, aga noh, kui sul seal aed peab olema 3 meetrit kõrge ja okastraadiga ja relvastatud valvur võib-olla hoovis, et noh, kas ma naudin seda jõukust, et ma ei naudi. Et ma selle poolest jah, et mul kindlasti mingisugune vasaksuunitlus on olemas, et ma olen nõus oma maksude näol oma raha ära andma selleks, et nagu inimesed üldiselt oleksid ühiskonnas õnnelikumad ja ei tajuks võib-olla neid selliseid suuri lõhesid seal millegagi, mille vastu peab nagu väga agressiivselt võitlema hakkama. Aga kui neid makse nüüd vaadata nagu need, mis kehtestati, et kuidas sa kommenteerid paari sõnaga neid kõike, et võtame kõige põnevam automaks, mille osas sa oled ka siin Peetrile puid alla pannud võib-olla episoodis. Minu jaoks on kustamatu mälestus, ma ei uskunud selles mõttes, et see tuleb, et Eesti esimene maksudogma on muutunud. Ma veel mäletan, ma käisin mõned aastad tagasi ühel maksuseminaril, kus olid siis nii eksperdid kui poliitikud pandud publikusse ja räägiti siis üldse maksudest ja miks need on olemas, millised need on olemas ja kui jutt tuli automaksust, siis ütleme, kõik Riigikogu liikmed tõusid püsti ja hakkasid karjuma. Sest et see tundus, et minnakse nende põhiõiguste kallale. Et esimene dogma veel on muutunud. Eks ma siis jään ootama, et millal muutuvad, kas ma jään oma karjääri jooksul ära siis ka ettevõtete tulumaksu klassikalisel moel ja progressiivse astmelise tulumaksu klassikalisel moel. Ei välista, ei kinnita. Sellised praegused maksumuudatused, siin tuleb nagu ausalt välja öelda, et kui sa tõstad käibemaksu 20%-lt 24% juurde, siis inimene, kes siin, ütleme, selle podcasti kuulaja, kes siin võib-olla investeerib poole või 70% oma sissetulekust, tema kannatab selle käes oluliselt vähem kui inimene, kes siis 100% oma sissetulekust poodi jätab. Ehk siis see mõju on regressiivne, vaesemad inimesed maksavad rohkem. Täna veel natuke nagu ebakindel, mis meil sellest tulumaksust saab, et meil täna on see natuke imelik tulumaksuvaba miinimum, mis muutub ja see kurikuulus maksuküür. Aga see on ka selline üks väheseid nagu progressiivse maksustamise elemente, mis meil üldse olemas on. Et kui see jälle ära kaotada, et ilmselgelt jällegi, et suhteliselt see positsioon halveneb vaesema inimese jaoks. Ja taas ma ütlen, see on nagu tõesti okei, et iga erakond nagu mõtleb enda valija peale ja proovib enda kõike nende huvisid rahuldada. Aga võiks nagu ausalt välja öelda, et mis me siis teeme ja valijad saaksid nagu aru, mis toimub ja oskaksid selle põhjal ka oma otsused langetada. Jah, mulle tundub, et siin võib-olla nii dogma muutust pole olnud, aga eks need kõik maksumuutused on olnud väiksed muutused, et kui ikkagi kasumimaksust räägitakse juba, siis see on nagu uut sorti maks, automaks on võib-olla teistmoodi emotsionaalselt uut sorti maks ja kui teed otsa lahti igasuguste tulumaksude või tähendab käibemaksude ja muude maksude tõusule, siis seda punni ette panna on pärast võib-olla raske. Aga eks maksud tekitavadki emotsioone, et ma ei tea, mulle tekkis nagu vahepeal selline lihtsalt jällegi üldine küsimus, vabandust nende usutluste eest, mida peaks võib-olla õlleklaasi taga rohkem rääkima, aga et kas eestlane on siin ajapikku jõukamaks muutunud või mitte, et minu hüpotees oli nagu see, et mis on, ei ole mingi uus hot take, aga et see palgakasv on olnud ikkagi läbi viimase 10 aasta päris märkimisväärselt kõrge, eriti selline mediaanpalga kasv ja isegi keskmise palga kasv nagunii, aga ka mediaanpalga kasv. Samas inflatsioon oli väga madal tükk aega, nüüd ta tuli natuke järgi, aga siiski ta ei ole kokkuvõttes ju ületanud kuidagi palga kasvu, et minu hüpotees see, et eestlane on ikkagi päris jõukaks saanud ja sa mainisid ka väga huvitavalt ära, et räägitakse küll juttu, aga käitumine on hoopis teine, et mul on tunne, et meie elu on nagu päris hästi heaks läinud eestlastena, et Euroopa teatud riikidele järgi jõudnud ainult koht, kus sa võib-olla lumelauatamas käia ei saa, on veel St. Moritz Switzerlandis või seal Šveitsis, aga enamus teistes kuurortides tunned ennast suhteliselt mõnusalt juba ja igas suurlinnas saad õllet osta, et mis sinu vaade sellisele eestlase jõukusele on praegu? Kui ma vaatan nagu numberid sinna, et meie vist parim aasta oli aasta 2019, kus me isegi korraks läksime SKP elaniku kohta ja korrigeerida ostujõuga läksime isegi Hispaaniast mööda. Et olime sealt tugevalt üle 80% Euroopa Liidu keskmisest. Pärast seda see inflatsioon hakkas seda ära sööma. Aga ma ütlen, et statistikas need numbrid minu meelest ei ole peamised, et
tunnetuse mõttes ma võib-olla julgen öelda midagi sellist, et tegelikult täna selline hästi teeniv Tallinna kontoritöötaja, et noh, tema elatustase tõesti on jõudnud väga-väga kõrgele tasemele. Ja tema jaoks tõesti St. Moritz on võib-olla ainus koht, kus veel on kallis. Päris sama lugu ei ole see, kui me räägime siis võib-olla sellisest, ma ei tea, kuskil Lõuna-Eestis elavast tööstuse töölisest, aga ka seal on ikkagi see elatustaseme tõus olnud märkimisväärne ja selle ilmne kinnitus on ju Eesti migratsioonivood, mis on pöördunud teisipidiseks, eks, et inimesed kolivad Soomest tagasi näiteks Eestisse, kuna siin pakutav palgatase on piisav, et kuigi nominaalselt sa teenid võib-olla natuke vähem, kui sa seal Soomes teenisid, siis tegelikult siin sa saad lubada endale võib-olla natuke mõnusama elu. Ja just õnnestus siin nädala alguses rääkida Soome ajakirjanikega nagu Eesti ja Soome majandusest ja meil oli siuke analoogne teema jutuks, et ma pakkusin seda, et kui sa töötad kuskil edukas tehnoloogiaettevõttes, siis sinu elu tõenäoliselt täna on parem Tallinnas, kui ta on Helsingis. Kui sa oled väikelinnas kohalikus koolis koristaja, siis võib-olla mõistlikum on olla Soomes. Et lihtsalt selline nagu ebavõrdsus Eestis on paratamatult suurem, et vaesel inimesel on ehk Soomes natuke lihtsam, hästi teenival inimesel täna Eestis ikkagi juba palju parem. Aga kui siia juurde lisada üks kiht veel, et selline ütleme ametnik või riigipalgal töötaja, kelle palk on tihtipeale ka kuidagipidi indekseerimisega seotud või vaadatakse läbi selle vähemalt neid kasvu, et milline elu temal siis on Eestis versus näiteks mujal, et mis sa nende kohta ütled? No täna just sõitsin rattaga meie superministeeriumist mööda ja vaatasin autoparki, mis parajasti maa-alusesse parklasse sisse keeranud, pole paha. Et ma ei arva nüüd, et Eesti ametnik on kuidagi nagu üle makstud, aga see on nagu palgatase on okei. Ja see on iseenesest normaalne, et ma kindlasti ei ole selles paadis, kes leiab, et meil peaks nende ametnike kogu aeg peksma ja kõik raha nende käest ära võtma, et loomulikult efektiivsust tuleb nõuda. Aga iseenesest see on nagu normaalne, et pädevatele inimestele makstakse ka turul konkurentsivõimelist palka. Ja, et Eestis siis toge meeskonda tegema ei pea hakkama. Ma olen avalikus sektoris töötanud, me võime seda kindlasti annab efektiivsust otsida, olen seda ise oma silmaga näinud, aga kas üks toge suudab seda teha, et selles ma kahtlen, et siin peab mingi väga palju kavalama süsteemi välja nuputama, et kuidas seal see efektiivsus parem oleks ja suuri numbreid see meile kindlasti kasu mõttes ei too. Aga meil on siin lõppu alati jäetud selline huvitav osa, kus me küsime kiired küsimused ja kiired siis vastused ootame sinult ja küsime siis kas üks või teine ja tahame sinu eelistusi kuulda. Et me siis teen otsa lahti, et kui me siin maksudest rääkisime, siis esimene küsimus, et kas automaks või kasumimaks, kumba sina pooldaksid ühiskonna vaatest? Automaks. Ja miks? No see oli ammu niimoodi past due, et ainus riik Euroopas, kus seda ei ole, et autodel on keskkonnamõju, seda tuleb maksustada kuidagi. Kas inflatsioon või deflatsioon, kumb on suurem oht investorile? No tänases keskkonnas Euroopas pigem deflatsioon. Eesti või Leedu? Kumma majandus võiks 5 aasta perspektiivis rohkem kasvada? Ma ütlen Leedu siin lihtsalt sellepärast, et neil on kus tulla. Nii kõik Vilniuse börsi ustavad jälgijad siis panevad siis kohe kõrva taha midagi. Kas rahatrükk või tariifid, mis rikub majanduse kiiremini ära? No siin on kõik alati mõõtmetes kinni, aga hetkeseisuga ütleks mõeldes konkreetsetele sündmustele tariifid. Nii, võib-olla selline, sa mainisid ka vahepeal rääkisid kinnisvarast, et kas aktsiaturg või kinnisvara, kumb on parem tootluse tekitamise koht järgmise 5 aasta jooksul, mis sa arvad? Kristjan, siin tahaks nagu väga pikemalt nagu filosofeerida selle üle. No lisa paar mõtet juurde, siis ootan pikem vastuse. Et reeglina on ju õige vastus peaks olema aktsiaturg, aga Eestis tänu sellele väga kiirele palgakasvule on kinnisvaraturu tootlus olnud ju, on võib-olla mõistlikum panna raha Eesti kinnisvaraturule kui näiteks mingitesse Euroopa dividendiaktsiatesse.
ma arvaks, et järgmised 5 aastat vähemalt Euroopa aktsiaturgudega võrreldes Eesti kinnisvara pakub vähemalt samasugust tootlust, kui mitte võib-olla isegi kõrgemat. Okei, see läheb juba hot take kategooriasse, aga jah. Nii, kumb on turvalisem valik siis raha või jõukuse säilitamiseks, kas kuld või Bitcoin? No paneme kuld. Põhjendust siin peab ka küsima ikkagi, et Noh, ma lihtsalt nagu võin vabalt selles ju ka eksida, aga kui me räägime nagu turvalisusest, siis nagu krüptovaluutade turvalisus minu jaoks nagu ühte lausesse ei kuulu. okei. Ja viimane on see, et kas USA või Euroopa, kumb pakub suuremat tootlust järgmise 5 aasta perspektiivis? Ma ennustan vastust juba. Ülikeeruline, aga ma loodaks, et maailm saab ikka korda ja et asjad langevad õigesse paika, ehk siis et USA turg kasvab ikkagi natuke rohkem kui Euroopa. Okei, sama vastas meile eelmises saates ka Kristjan Liivamägi, ütles, et seal on lihtsalt ajalooliselt on nad suutnud alati paremat tootlust teha, et äkki siis ikka jätkub, ajalugu kordub. Et this time it's the same. No sellega see küsimuste voor ka läbi, et siit tõmbakski saate kokku. Väga huvitav vestlus, väga head mõtted, aitäh, et sa tulid, jagasid enda vaateid ja mina omalt poolt soovitan kõigile, kes seda kuulasid, minge kuulake siis Nestor ja Koppeli podcasti ka, et siis saab Mihkli mõtteid värskelt iganädalaselt enda kõrvas kuulata, kui rattaga sõidate või koeraga jalutate. Ja minul tekkis kohe tunne, et ma pean siis ära kuulama te kõik eelmised külalised. Äkki see on ise ka mõne hea mõttes, et... No see oleks ka soovitatav, jah. Tänud sulle saatest tulemast ja aitäh. Aitäh. Olgu, aitäh. Tšau.